Tere tulemast! Täna me asume ühele uskumatult põnevale rännakule, et uurida üht bioloogia kõige paeluvamat lugu. Me räägime selgroogsete eluringist. Alustame kohe ühe suure küsimusega, mis ausalt öeldes on teadlasi paelunud juba sajandeid. Kuidas saab ühtes ainast palja silmaga nähtamatust rakost alguse kogu see uskumatu mitmekesisus, mida me enda ümber näeme? Mõtle, konnad, linnud, isegi meie ise. Okei, siin on meie tänane teekaart. Alustame elu alguse saladusest, siis vaatame 2 viljastumise strateegiat, seejärel 2 kasvuleekonda, siis teeme väikse reisi läbi eluloo ja lõpuks vaatame üle, mis sulle sellest kõigest meelde peaks jääma. Lähme! Nii, meie lugu algabki sealt, kus iga uus elu alguse saab. See on protsess, mis teeb selle ikka üldse võimalikuks. Jutt käib muidugi sugulisest paljunemisest. Nii! Enamiku selgroogsete puhul on see just see, kuidas uus elu algab. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et uue ja täiesti unikaalse järglase loomiseks on vaja 2 vanemat, kes panevad oma geneetilise info kokku. Emane annab munaraku ja isane seemnerakku. Okei, meil on nüüd olemas need 2 rakku. Aga kuidas nad siis kokku saavad? Selgub, et evolutsioon on siin välja pakkunud 2 üsna erinevat lahendust. Aga vaata, enne kui nende strateegiate juurde lähme, määratleme ära selle kõige olulisema hetke. Ja see on viljastumine. See on see maagiline silmapilk, kui seemnerakk ja munarakk ühinevad ja moodustavad sügoodi. Ja see sügoot on ju uue organismi kõige esimene rakk, mis kannab endas, kujuta ette, kogu tulevase elu ehitusplaani. Ja siin me näemegi neid 2 peamist lähenemist väga selgelt. Ühel pool on meil kehaväline viljastumine. Mõtle kalade ja kahepaiksete peale, kes heidavad oma marja ja niisa lihtsalt vette. Riskantne, eks? Sellepärast ongi vaja tohutult palju sugurakke. Ja teisel pool on kehasisene viljastumine, mis toimub emas looma keha sees. See on see, kuidas teevad roomajad, linnud ja ka meie, imetajad. See pakub palju turvalisemat ja kaitstud keskkonda. Ja tead, siin ei ole õiget ega valet vastust. Iga strateegia on lihtsalt üks evolutsiooniline kompromiss. Kehaväline viljastumine, see on nagu lotteri. Panustatakse kvantiteedile, toodetakse tohutult palju järglasi ja loodetakse, et keegi ikka ellu jääb. Samas kehasisene viljastumine on pigem kvaliteedi peale mängimine. Järglasi on vähem, aga seest on neil tänu kaitstud keskkonnale palju parem start eluks. Nii, liigume edasi. Viljastumine on toimunud, uus elu on alguse saanud. Aga kuidas sellest pisikesest algest saab lõpuks täiskasvanud loom? Nagu selgub, on ka siin 2 täiesti erinevat teed. Ja see on minu arust eriti põnev. Need on 2 täiesti erinevat rada täiskasvanuks saamiseni. Esimene on otsene areng, siin koorub või sünnib põhimõtteliselt oma vanemate pisike koopia, lihtne ja sirkjooniline. Aga teine tee, see on moondeline areng. Ja siin on noor isend, mõtle näiteks konnakullesse peale, täiesti teistsugune kui täiskasvanu. Ta peab läbima täieliku dramaatilise muutumise, et saada selleks, kelleks ta määratud on. See, kui palju hoolt järglased vajavad, on tegelikult otseselt seotud sellega, kui arenenud nad sündises või kooruses on. Ja siin me räägime 2 tüübist. Ühed on pesahülgajad, näiteks parditibud. Nemad on kohe pärast koorumist valmis maailma avastama, üsna iseseisvad. Ja siis on pesahoidjad. Mõtle näiteks linnupoegade pesas või inimlapsele. Nemad on sündistes täiesti abitud ja vajavad ikka päris pikalt vanemate hoolt. Okei, nüüd on aeg pilti natuke laiemaks tõmmata. Lähme üksiku elutsükli juurest eemale ja vaatame seda päris suurt lugu, elulugu läbi miljonite ja miljonite aastate. Evolutsiooni üks kõige fundamentaalsemaid ja ma ütleks võimsamaid ideid on see, et kogu elu meie planeedil on omavahel seotud. Mida see tähendab? See tähendab, et kõikidel selgroogsetel, kaasa arvatud meil, on ühine eellane, ühine päritolu. Ja see pole lihtsalt ilus teooria. Meil on selle kohta ka väga kaalukaid tõendeid. Ja kust need tõendid siis tulevad? Teadlased on nagu detektiivid, kes koguvad vihjeid paljudest eri kohtadest. Meil on paleontoloogia, mis uurib fossiile. Need on justkui iidse elu kivistunud lood. Siis on võrdlev anatoomia ja embrüoloogia, mis otsivad sarnasusi eri liikide kehaehituses ja arengus. Ja siis on biokeemia, mis läheb otse asja tuumani ja paljastab meie ühise pärandi meie endi DNA-ast ja valkudest. Siin on üks klassikaline ja väga hea näide. Homoloogilised elundid. Kuulake nüüd hoolega. Need on sellised kehaosad, millel on erinevatel liikidel sarnane ehitus, sest need on päritud ühiselt eellaselt.
aga nende funktsioon võib olla täiesti erinev. Mõelge korraks inimese käe, linnu tiiva ja vaala loiva peale. Pealtnäha täiesti erinevad asjad, eks? Aga nende sees on sama põhiline luustik. See ongi evolutsiooni jälg. Nii, võtame nüüd selle kõik korraks kokku. Mis on need peamised asjad, mida sa sellest teekonnast endaga kaasa võtad? Need ongi tegelikult riikliku õppekava järgi need olulised punktid. Mõtle sellest kui oma uute supervõimete nimekirjast. Sa oskad nüüd analüüsida viljastumise plusse ja miinuseid, sa oskad võrrelda erinevaid arenguteid ja mis kõige tähtsam, sa saad aru, kuidas kõik need evolutsioonitõendid räägivad meile selgroksete ühist suurt lugu. Ja lõpetuseks jätan ma teile ühe mõtte, mille üle juurelda. Kui me kõik oleme osa sellest suurest eluloost, siis milliseid iidseid saladusi võib olla peidus meie endi arengus? Selles teekonnas ühest rakkus sinuks?